No nii, tervist kõigile. Tore on näha selliseid palju hirmunud silmi, natukene võib-olla ärevaid kõige selle nädalavahetuse ees. Ilmselgelt Ironman 70.3 on meil siin tulemas, homme on Ironman. Ja üleüldiselt on see Ironman Tallinna nädalavahetus päris pingelt alguse saanud. Eile oli meil 1500 Iron Geetsi osalejad, 1300, 1400, 1500 Sunset Run'i osalejad ja nüüd siis nädalavahetusel homme 2000 vinget Ironman triatleeti ja koos teiega läheb pühapäeval starti circa sama palju, isegi natuke rohkem. Aga enne kui me alustame selle briefinguga, ma tahan ja ma palun siia lavale meie ühe lõpubossi, Aire Veskimäe, kes räägib pisut, mis meid ees ootab ja annab teile julgustavad sõnad edasi. Aitäh! Tere õhtust! Tere tulemast 9. Ironman Tallinnale! Üheksa aastat oleme kasvanud 1100 sportlase pealt enam kui 4000 triatleedini. See on päris vinge. Ja siis, nagu ikka, iga aasta on meil mõned üllatused varuks. On üllatusi, mida me oleme planeerinud, näete neid ka. Ja siis on üllatusi, mis tulevad niimoodi nagu, mitte ootamatult, aga niimoodi, et me nagu väga ei oota neid. Näiteks see pühapäevane ilm, mis teid ees on ootamas tõenäoliselt. Ja sellepärast ma siin olengi, et öelda teile, te olete turvalistes kätes. Meil on väga kogenud meeskond, kes on harjunud sellega, et plaan on üks, aga mine sa tea, mis juhtub võistluspäeval. Ja selleks, et see võistluspäev väga hästi sujuks, üks hästi praktiline soovitus, kui vähegi võimalik, pange rattale alla madala pöiaga esijooks, sest lubatakse iiliti, seal 15-20 meetrit sekundist tuult. Ketas peaks olema okei, aga just esijooks vaadake üle. Et kui ennast väga tugevalt ei tunne kõrge pöiaga, siis tasub madal pöid panna. Ja kuna vihma lubab päris palju, terve päeva, siis ka selline soojem riietus ei tee natuke paha. Ja tegelikult on niimoodi, et meil on siin, me oleme mõelnud selle peale Põhjamaa rahvas ikkagi. Iga aasta on, vahel on +30, aga vahel on miinuseni pole jõudnud, õnneks on 13 kraadi ka. Ja siis selleks, et pärast üles soojeneda, pakkige omale sinna tänavariiete kotti, mis te siis enne võistlust ära annate, kaasa ka vahetusriided ja saunalina kindlasti, sest selle kardina taga siin on taastusala. Seal on saunu nii siin sees kui väljas. Varsti homme lähevad juba kütte, nii et kui teie tulete, siis saunad on kuumad. Õlu on külm, meil on päris õlu seal ka tegelikult. Nii et tasub oodata seda finissi joont siin pühapäeva õhtul. Niisiis, 9. Ironman Tallinn, väikesed viperused või sellised vimpkad siin ilmaga, aga ega see ühte tõelist triatleeti ei takista. Tere tulemast ja head võistluspäeva! No suurepärane. Enne kui me nüüd alustame, ma tahaks kõigepealt teada, et kui palju on meil neid, kes lähevad esmakordselt Ironman 70.3 distantsi läbima. Tõskem käed. No teeme suure aplausi meile kõigile, teile julgetele. No võimas. Suurepärane. No igatahes meie oleme siin selleks, et teid igatpidi toetada. Meil on küll palju igasuguseid reegleid ja ma kujutan ette, et see võistlusjuhend võis olla päris hirmuäratav, aga tegelikult on lõpuks kõik ilusasti finississe jõudnud ja ei ole hullu miskit. Sellepärast, et kui me vaatamegi tänast ajakava, me oleme jõudnud juba tegelikult üsnagi päeva lõppu ja meil on siis täna reede ja teil on, ma usun, et olete siin võib-olla, kellel oli võimalus täna käia ka siis teistujumises Rakus, aga nagu näha, siis meil on vahetusala T2-ga veel ka võimalik tutvuda siin täna ja loomulikult siis loodetavasti on teil kõigil ka stardimaterjalid juba välja võetud, sellepärast et seesama käepael, mis paljudel teil juba on ja samamoodi ka kõik muu materjal on väga kriitiline selleks, et te saaksite ikkagi läbida seda distantsi. Kui me vaatame laupäevast,
siis homme meil on Ironman Tallinna distants, teie saate rahulikult siis kaasa elada ja teha ära oma ratta check-in'i, ehk siis vaatamegi, et kui siin, ma usun, et teie jaoks on kõige olulisem kellaaeg siis see 13.00 kuni 19.00, mil vahetusala on avatud ja te saate viia ära oma ratta ja oma jooksu ja ka siis rattavarustuse, mis te tahate sinna sinisesse kotti jätta. Sellest me räägimegi kõikide nende slaidide jooksul siin ja käime neid ilusasti läbi. On olemas ka võistlejate bussid. Seal juba tänagi, kui meil käisid seal test ujumas paljud sportlased, siis ega see tee seal kummist ei ole, seesama Viljandi maantee algus seal, nii et kui vähegi võimalus on ja tahate natukenegi omal närvirakke säästa, siis minge selle sama bussiga. Siis on lihtne, saate oma rattad ja asjad ära anda ja tulete tagasi samamoodi, et ei ole üldse probleemi. Eks lihtsalt sinna autoga minnes, paratamatult seal on kitsas ja sellega tuleb arvestada. Pühapäeval on meil siis väga mõnus start, loodetavasti ikkagi mõnusa ilmaga, aga vaatame, tuleb, mis tuleb. Kell 9.00 on meil siis esimene start proodele ja siis saavad ka pro mehed ja naised meil oma lähte ja teie start, kes meil on siis age grupi osalejad, teie saate siis 9.30 oma lähte ja 10.41, kuna start on jooksev, siis 10.41 on umbes see orienteeruv aeg, mil oma lähte saavad siis meie tiimid ja neid tiime meil jagub. Ja kui me vaatame seda üleüldist aega, siis ja kui sa tead, et sa oled ikkagi nagu maru kiire ja okei, siin meil prood said oma briefingu juba tehtud, aga ühesõnaga lilletseremooniad on ootamas, aga 17.00 kuni 19.45 on siis T2 avatud varustuse äraviimiseks, ehk see on see check-out, kui te saate kõik oma varustuse kätte, mille te olete vahetusalasse jätnud. Ja kell 20.15 on siis poolpika triatloni Eesti meistrivõistluste autasustamine, ehk siis nende samade age-gruppide alusel, ehk kui te teate, et te olete ikkagi sinna top 3 oma vanusegrupis jõudnud ja olete eestlane, siis see võiks olla miskit teile ja on ka siis Ironman 70.3 MM-i kvalifikatsiooni kohtade jagamine. Nii et ma usun, et need, kes neid kohti püüdma lähevad, nemad teavad juba täpselt, kus olla ja kunas ja mis tulemusega finišisse tulla. Nagu ma rääkisin, siis meil käivad bussid siit samast, nii Unibet Arenalt kui ka kesklinnast Tammsaare pargi juures, sealt sama Viru hotelli kõrvalt. See on siis ajakava. Mul on siin, kes tahab piltida, mul on QR-kood ka kohe tuleb, aga ühesõnaga on ilusasti teil olemas homme võimalus sinna minna ja sealt ka tagasi tulla. Ja samamoodi on olemas ka siis startimineku võimalus bussidega. Ja kui te homme veel mõtlete, et lähete autoga, siis ma usun, et pärast seda te muudate meelt ja otsustate ikkagi hommikul bussiga starti minna. Sest täitsa ausalt, ma tean, meil eestlastel on see komme üleüldiselt minna ikkagi põhimõtteliselt ukse ette tulla, nii et nagu saaks stardist, astud välja ja minek. Aga nagu proovime natukenegi, et enda närvirakke säästa, võtkem, sõitkem selle bussiga, see on puhtalt teie jaoks tehtud just selle nimel, et te saate rahulikult tulla starti, te ei pea närvitsema ja see buss ilusasti viibki teid sinna stardi kohta ära, et autodega see Viljandi maantee algus, seal ei ole suurt parklat, vaid see parkimine toimubki seal tee ääres, ehk siis järjest ja lõpuks te tulete sealt samast suure maantee juurest, jalutate vaikselt sinna stardi kohta. Kes tahab veel, võtke QR-koodiga. Need samad bussiajad on teil ka siis sotsiaalmeedias, meil on igal pool olemas samamoodi ka siis võistlusjuhendis ja sealt leiate siis kõik selle vajaliku info. Nii, teie loodetavasti siis, nagu ma ütlesin, olete võtnud välja kõik siis oma registreerimismaterjalid ja nende registreerimismaterjalide sees on teil osaleja käepael. See on miskit, mis on hästi oluline kogu selle võistluse vältel, see on see, millega me te identifitseerime ja ma tean, et mõnedel oli see mure, et need on liiga pikad või et ärge seda lõikama hakake, sest probleemiks on osutunud see, et need hakkavad hargnema ja lõpuks see käepael tuleb teil käe pealt ära. Ehk siis hästi oluline on see, et see käepael püsiks teil päriselt käes.
et see on see, mille alusel põhimõtteliselt te saate aladesse sisse, mille alusel me identifitseerime teid kui sportlast. Meil on siis samamoodi saate sealt ujumismütsi, ilmselgelt kohustus kanda ujumise ajal, ja siis hulganisti ka kleepsud kiivrile ja rattale ja samamoodi ka vahetusala kottidele. Lisaks selles on siis ka number stardikotis, mis te siin kätte olete saanud, ja need samad ka vahetusala kotid. Sinine kott ratta peale, eks, punane kott on siis jooksuvarustuse jaoks ja üks kott ehk siis valge kott on siis vaba aja riietuse kott. Ja hästi oluline, siin on ka ilusasti välja toodud, see on kohustuslik ja ma ütlengi, et see on reaalselt kohustuslik kirjutada oma meditsiiniinfo kõik sellele numbri tagaküljele. Sellepärast, et see on see, mille alusel mine tea, mis juhtuda võib. Me teame, mis on teil võib-olla mured, allergiad ja kuidas meditsiin saab toimida, kui midagi peaks juhtuma. Eks see on tõesti väga oluline, seal hulgas ka siis kontakt, kellele juhuslikult peaks saama helistada, kui selleks see vajadus tekib. Nii, see on meie ideaalne Mr. Ironman, eks ole. Sellisel kujul põhimõtteliselt te lähete ka homme oma ratta check-in'i tegema. Teil on kiiver, teil on kiiver ilusasti kinnitatud siit näolt. Teil on number on kiivri peal, käepael on käes, võistlusnumber on olemas, rattakleeps sadula küljes ja vahetusala kotid. Ehk siis seal peab olema ilusasti see kleeps peal ja need on siis jäetud nendesse õigetesse kohtadesse. Me räägime sellest kohe lähemalt, aga põhimõtteliselt on nii, et rattakotti läheb sul võistlusnumber, kiiver, sokid, toit, jook, rattakingad, ühesõnaga see varustus, mis sul on vaja rattadistantsile minekuks. Seal hulgas see sama number, sest et ujumisel sul ka lipsu alla seda pigem ei jäta. Ja jooksuriietuses on siis jooksutossud, sokid, no ühesõnaga kõik, mis sul vaja on. Nagu ma ütlesin, siis on see T1 ehk siis transition number 1, vahetusala number 1. See on siis see koht, kus te lähete, sinna seal on ootavad kohtunikud teid ees, sellesse vahetusalasse sisenemisel. Ja nemad siis kontrollivad, et teil oleks kõik olemas. Kui teil midagi sealt kotist on puudu, julgelt minge küsige meie sekretariaadi käest, et mine tea, mõni kleeps võib olla puudu või mingi kott puudu. Nad kindlasti annavad teile, et ei ole üldse probleemi, aga teil peavad olema olemas kõik need asjad, kui te lähete sinna Raku järve juurde. Ehk siis pigem on see, et kontrollige praegu ära, siis ei ole homme, ei pea tulema edasi-tagasi. Ehk siis kõik varustus käes, rattakiiver peas ja võistlusnumber, kotid, vot. Kui sa nüüd liigud sinna sisse ilusasti, ehk siis oma selle ratta vahetusalasse, esimesse vahetusalasse, siis ratas lähebki sellele kohale, kus sinu number on põhimõtteliselt. Ega midagi seal keerulist ei ole. Sa jätad selle ratta sinna nagu rippuma põhimõtteliselt, seal on niisugune rattaräkk ja sa jätad sadulaga rippuma selle sama ratta sinna. Ja seal on hästi oluline lihtsalt seda teada, et need kotid ei ole asjatud. Te panetegi oma asjad sinna kottidesse. Kõik, mis on vedeleb kuskil maas, ratta kõrval või ripub ratta peal, kohtunikud korjavad selle öösel ära. Nii lihtne ongi, sest et seal ei tohi olla mitte midagi lahtist. Te võite, paljud panevad keelid, panevad siis top-baari peale, see on okei. Seda teevad mõned nii homme, paljud teevad seda siis pühapäeval stardieelsel ajal. See on okei. Ehk siis on see, et see peab olema nagu nii-öelda füüsiliselt ratta küljes. Ja oluline on ka siis see, et ei tohi kuidagi moodi märgistada oma ratast. Jällegi, need märked võetakse maha, ma ei tea, tahate mingisugust noolt kuhugi jätta või mingi muu element. See annab teile eelise ja seetõttu kohtunikud märkavad seda ja kindlasti teevad oma vastavad otsused selles osas. Nii et ärge midagi sellist tehke. Punane vahetusala kotid, punane jooksuasjade kott, selle te annate homme ära ja seda te enam ei näe enne, kui te olete siin vahetusalas. Ehk siis see on hästi oluline. Kõik, mis teil vaja jooksudistantsiks, selle te annate homme ära. Ehk te annate mõlemad need sinise ja valge koti, lihtsalt sinise koti juurde te pääsete veel
pühapäeva stardi hommikul juurde, et te saate sinna midagi lisada. Need ripuvad ilusasti juba seal, aga te saate sinna midagi lisada. Punasesse kotti te ei saa mitte midagi enam juurde panna. Te annate selle homme ära ja nii ongi. Kõik. Vot. Ja kui olete jõudnud oma vahetusala või sellesse vahetusala lõppu, olete oma ratta ära pannud, olete koti, ilusasti mõlemad kotid ära pannud, selleks ette nähtud kohtades jällegi kohtunikud selgitavad. Seal on meil palju vabatahtlikke abilisi, üldse pole probleemi, küll te leiate need kohad ülesse ja nad aitavad teid hea meelega. Ja siis selle vastu saate justkui nagu ajavõtu kiibi, olete olnud tubli, näed, siin on kiip ja nüüd olete valmis põhimõtteliselt tormama meil võistlusesse. Ehk siis kiip võistlusel tuleb kinnitada vasaku jala pahklu ümber ja nii ongi. Vahetusalasse kedagi ei luba. Ma tean, meil on aeg-ajalt on see, et tead, meil on palju sotsiaalmeedikuid, meil on palju sõpru tuttavaid ja eriti veel praegune Raku juures olev vahetusala on piiratud nagu nii-öelda metsaga, ehk siis sõbrad ei näe, ei saa seal võib-olla kaasa elada selle sama juures kohe. Ehk siis sellega tuleb lihtsalt arvestada. Ei saa kõik. Nii, nagu ma ütlesin, ratast ja kotti ei ole lubatud markeerida. Vahetusalas on tehniline abi. Kui on midagi suuremat, proovige see siin kuskil ära teha või kodus. Ühesõnaga, seal, kui on mingid minimaalsed mured, aitame. Aga päris tead, suuri tehnilisi muudatusi seal läbi me ei hakka. Seal pigem on see, et meil on olemas pumbad, meil on olemas kõik see vajalik, et tead mõned poldid kinni tõmmata, et saab sellega hakkama. Ja rattakatete kasutamine ei ole lubatud. Ehk siis, jah, paljud mõtlevad, et okei, meil on nüüd tuleb selline, võib tulla mingi purgaasel öösel, vihma sajab. Meil pigem on ohutum, kui sul ratta peal ei ole neid katteid. Sellepärast, et kui nad on sul seal sadulaga selle rattaräki küljes ja kui sul on kuidagi moodi oled selle ära katnud rattakotiga või miskit, siis need on nagu tuulelipud seal. Ja siis on see sinu ratas või üsnagi suures ohus katki minemise äärel võiks öelda ja samamoodi ka kõik teised. Ehk siis seetõttu ärgem seda kuidagi moodi katke. Need rattad on vihma näinud küll, ei ole hullu miskit. Vot, ja kiip tuleb enda käes hoida kuni vahetusalal. Põhimõtteliselt on nii, et see on viimane asi. See on see, mille abil te saate kätte pärast finišit oma kogu varustuse siit vahetusalast. Nagu näha, siin on väga lihtne, on loogiline. Põhimõtteliselt on nii, et te tulete sealt ülevalt out, õigemini T1 entrance, sealt tulete sisse. Siin on see Viljandi maantee põhimõtteliselt. Sealt tulete sisse, jalutate ilusasti oma rattaga sinna, seal kontrollitakse siis teie kogu varustus ära ja liigute ilusasti sinna bike-räkkide juurde ehk nende rattaräkkide juurde ja seal siis asetate oma ratta ära ja liigute siia nende kottide ja kõige muu juurde. Seal asetate oma kotti kindlaks määratud kohta. Ja siis tuled välja, saad oma kiibi kätte ja tuled välja. Nagu ma ütlesin, parkimine kehva. Nii on, nii lihtsalt on. Ehk siis sellega tuleb arvestada ja kui vähegi võimalik, tulgem bussiga. See lihtsalt, teil on endal nii palju mugavam. Et ma saan aru, tuled kodust autoga või miskit, aga kõige hullem on see, et kui te tulete autoga, siis vähemalt tulge nii, et auto on täis inimesi, eks ole. Mitte see, et ma tulen üksinda oma autoga sinna ja jätangi selle sinna. Meditsiini osa. Kui sul ikka tunne on, et midagi on hapu, no pole lihtsalt tavalised sellised liblikad kõhus, vaid midagi keerab, siis esiteks on see, et meil on siis samas meditsiin on olemas, meil on, te teate ja te saate küsida abi, aga kui ikka midagi on tõesti mure, siis neid Ironman ja Ironman 70.3 võistlusi tuleb veel. Et ärge päris ikkagi haige peaga sellele võistlusele minge. See on pikk kurnav protsess ja siis tulevad ka kõik need mured välja ja võimenduvad. Ehk siis pigem ikkagi loodetavasti te olete kõik terved ja saate minna võistlema niimoodi, et miskit muret ei ole, aga ära karda küsida abi ja kui sa oled võistluse ajal, näiteks hea näide on see, et sa ujud, oled seal Raku järves ja sa ujud ja sa näed, et meil on vetelpääste on olemas seal supilaudadega. See on lubatud,
nendest kinni haarata, on lubatud ennast sinna peale toetada, on lubatud rääkida nende vetelpäästjatega enda murest. Nad ei tohi lihtsalt teid edasi aidata, aga see on okei, kui te saate seal puhata. See on igat pidi okei. Ehk siis tõesti, see on natukene väike siuke päästerõngas teile ja väike vihje. Et kui tõesti ikkagi on tunne, et hakkab vaikselt ära väsima. Lugege läbi need kõik võistlusjuhendis, kogu see meditsiiniline info, see on oluline ja ma ei hakka seda ette lugema, saate ise hakkama, aga tõesti, nagu ma ütlesin, meil on olemas väga professionaalsed, meil on olemas meditsiin, kiirabi, politsei, meil on ühesõnaga, see üritus ei ole meie esimene rodeo. Me oleme seda korraldanud, nagu Aira ütles, juba 9 aastat ja me oleme valmis kõigeks. Ja meie prioriteet on teie turvalisus ja see, et te jõuaksite mõnusalt, turvaliselt ja tervelt tagasi finišisse. Nii. Vot, kaotatud leitud asjad, ühesõnaga, kui sul on vaja mingil põhjusel katkestad, informeeri kohe korraldajat, kohtunikke, vabatahtlikke, sealt läheb info edasi ja te olete ja teil vähemalt siis on meie staabist teame, et ühesõnaga on üks sportlane, kes on katkestanud kiip, aga hoidke enda käes, sest kiibiga alusel te saate oma varustuse siit kätte. Meil on ka siis ajalimiidid, ujumine, 1:10, see on täiesti tehtav. On vähe neid, keda me peame maha võtma. Tõesti, üksikuid. Ja siis on ka, nad lihtsalt ei ole osanud ujuda. Nii et ühesõnaga, ma usun, et te saate kõik hakkama, see ei ole üldse probleemi ja kõige olulisem on ka siis see 8:30. 70.3 distantsil meil ei ole väga probleemi kunagi selle ajalimiidi osas. Olete kuidagi moodi alati tulnud finišisse ja meie võtame vastu. Meil on ka siin väiksed need ajalimiidid siis rajal, rattarajal, aga no need on väga turvaliselt võetud. Et nagu need kellaajad siin paremal pool, need on peamiselt meil endale. Seal on puhvrit, seal on rohkem puhvrit kui nendel tavapärastel ajalimiitidel. Ehk siis ärge põdege. Tehke oma sõitu ja te jõuate finišisse. Te olete treeninud, te olete valmistunud selleks. Te teate küll. Nii, üks hästi oluline asi. Just aegade mõistes ongi see, et need kõik ajalimiidid ja kõik on see, et teie aeg läheb käima siis, kui te ületate stardi, põhimõtteliselt astute vette. Sest seal on stardimatt, ajavõtumatt, ehk siis, kui te oletegi seal stardi juures ja kuulete, et pasun käib, teie aeg ei lähe käima siis veel. See on jooksev start, nii pea kui astute üle, astute vette, läheb teie aeg käima. Nii et on, kui te tulete tagant poolt ja olete nii kõva mees või naine, et teete seda kõike päris kiiresti, siis võitmiseks te ei pea olema ületanud finišit esimesena. On olnud neid aegu, kui me oleme võtnud vastu esimese sportlase ja ta ei ole olnud võitja, sest et teine või kolmas tuleb märksa kiirema ajaga, sest et ta lihtsalt startis hiljem. Aga aeg läheb käima siis, kui teie astute vette. Nii, võistluspäeva hommik, pühapäev, kell 7 on vahetusala avatud, saate tulla sinna, saate vaadata oma kotid üle, õigemini, sinise koti vaid, see, mille te olete jätnud ka eile või õigemini homme sinna ratta sellesse sama T1, aga sellesse sinisesse kotti te saate veel lisada, kingad, asjad, ühesõnaga, et sellega ei ole probleemi. Saate pumbata veel rehvitki täis, meil on olemas pumbad ja kui miskit muret, siis saate sellele lahenduse. Meil on olemas riiete vahetamistelgid ja kui oled miski pärast otsustanud, et sa oled ratta pannud sinna räkile ära homme, aga selle homse ja stardi vahel midagi juhtub ja sa starti ei lähe, siis kurivaim te peate meid teavitama. Täitsa ausalt, me otsime teid igalt poolt üles, sest et meie jaoks on hästi oluline teadmaks, et nii palju, kui neid rattaid seal räkkide peal on, nii palju, kui stardist vette läheb, nii palju tulevadki inimesed tagasi.
ja me tõesti, me otsime teid üles siis, kui need seal kaasnevad kulud, siis me paneme kõik teie kanda. Jumala eest, aga andke meile palun teada, kui juhuslikult te miskipärast starti ei lähe. See sama asi on hommikul, ühesõnaga andke lihtsalt teada. Kas siis e-maili peal või siis sekretariaati, ühesõnaga see info peab jõudma meieni. Sest muidu on see hetk, et te olete oma ratta ära pannud. Just kui kõik ütlevad, vetelpäästi ütleb, et kõik on veest väljas, aga me näeme ühte ratast kõikumas seal tuule käes. Ja see paneb meil päris korralikult häirekellad tööle, nii et seda me ei taha. Nagu ütlesin, jookseb start, 6 osalejat 12 sekundi järel. See aitab eelkõige seetõttu, et ei ole seda sükest mäsu. Suhteliselt hästi hajub kõik ära. Ehk siis saate oma ujumist teha, et ei ole päris seda massstarti, kus tead, kõik peksavad üksteist ja jalad ja käed ja kõik käib. Ei, teil on võrdlemisi hea ja rahulik minna ja teha oma ujumist. Ja kui valid stardikoridori, siis valigi oma eeldatava ujumise järgi, sest muidu kui sa arvad, et sa oled kiirem, siis panevad need järgmised sust mööda. Kui oled vastupidi, oled natukene tagasihoidlikum, aga tegelikult ujud kiiremini, no siis sul jäävad kõik ette. Nii et olgem realistlikud ja mõelgem välja, mis ajaga sa finišisse võiksid jõuda. Nii, kui põhimõtteliselt on ka see, et see mütsi teema, kui keegi näiteks tunneb, et tal tahaks panna 2 mütsi, no vesi on külm või miskit, siis see on oluline, et see müts, mille meie teile anname, see oleks kõige peal. See, mis te sinna alla panete, jumal teiega, aga peal peab olema siis see meie ametlik müts, sest see on see, mille alusel me tuvastame teid vees. Nii, siis tuledki ilusasti siit välja, kui oled oma ujumise ära teinud, tuled sealt stardi ja standide vahelt välja, jooksed siis seda mööda seda joont, lähed, võtad oma rattakoti, võtad sealt, paned oma ujumise asjad sinna sisse, sellest samma sinisesse kotti, võtad sealt ilusasti ratta asjad välja, paned ennast riidesse ja paned selle sama sinise kotti sinna samma tagasi, riputad. Ja siis oledki valmis minema rattaräkkide juurde ja võtma oma ratast. Vot, ujumisrada, üks ring. Kell 12 oli veetemperatuur 19. Pole aimugi, mis ta meil pühapäeval on. Aga igatahes tund aega enne sündmust on siis ametlik mõõtmine. Siis on see, kus me anname teada, mis see temperatuur on. Kalipsod kohustuslikud, kui vesi on alla 15,9, neopreenist ujumismütsid on lubatud, sokid lubatud, kui veetemperatuur on 18,3, nii et see on see oluline teadmine, mida te hommikul teada saate, et kui kellelgi on, et siis kas saab või ei saa. Vot. Nii on, ujumisrada väga lihtne ja loogiline, otse paremale tagasi. Kollaste poide juurest te võite ujuda mõlemalt poolt. See ei ole oluline. Põhimõtteliselt see on teie visuaalseks teeks. Te võite ujuda nii paremalt kui vasakult poolt. Sest sa ei võida midagi sellest, kas ujud paremalt või vasakult. Aga on oluline, et sa valgetest poidest läheksid mööda vasakult poolt. Jah, ühesõnaga kogu aeg keerad siis päripäeva. Nii, nagu ma ütlesin, kalipso ja muu ujumisvarustus tuleb panna sinisesse kotti, sealt võtta välja oma rattaasjad, rihm. Põhimõtteliselt on niimoodi, et nii vahetusalasse minnes, see rihm on see, mis on oluline nii pea, kui sa ratta võtad, siis peabki olema sul juba kiiver kinnitatud. See on see, mida kohtunikud ka märkavad päris kiiresti. Et ei ole hullu, kui sul jääbki see panemata, siis nad lihtsalt ütlevad, et pane rihm kinni, et selle mõttes sellega ei kaasne mingisuguseid sanktsioone, aga lihtsalt tuletavad teile kiiresti meelde seda. Ja rattale tohib minna alles pärast, vaatame kohe, kas see niimoodi, niimoodi. Ühesõnaga, rattale tohib minna alles siis, kui te olete ületanud selle joone, mis siis, kohe, kui ma jõuan selle kaardini, väga hästi,
see roheline joon seal, kus on see bike out, põhimõtteliselt sinnamaani peate jooksma nii, et ratas on käe kõrval. Seal ei tohi, enne seda ei tohi ratta peale hüpata. Vot, et te võtategi oma ratta kätte, lähete, kui kellelgi mingisugune asi on vahepeal juhtunud, siis veel rattamehaanik võib aidata. Aga igatahes jooksete sinna bike out'i juurde. Ja siis sealt alles hüppate ratta peale. Varem ärge tehke. Rattarada, 2 ringi. Nii, meil on, ühesõnaga lähete siis, meil on kõikides joogipunktides on toitu, juua, põhimõtteliselt kõike, mida vaja. Et nälga ei jää ja jook, seal hulgas vesi ja spordijook on siis topsides, Enerviti joogipudelites põhimõtteliselt. Mis siis, mida saate siis panna oma ratastele. Samamoodi on olemas varurehvid, pumbad, põhitööristad, ühesõnaga, mis võiks olla selline põhiline, mida võiks vaja minna. Prügi, ärge jumala eest kuskile mujale maha pillake, nagu päriselt ka, see on uskumatud, ma saan aru, kui vahepeal kukub midagi, aga olgem normaalsed, olgem mõistlikud, sellepärast, et me oleme ikkagi need korraldajad, meil on siin päris sageli pärast Ironman, pärast meie sündmusi, tulevad ja korvavad ükshaaval mingid keelipakikesi ja asju. Põhimõtteliselt on see, et kui ikkagi juba see prügi maha lendab, ega siis karistus tuleb nii või naa kohtuniku poole pealt, eriti veel, kui ta näeb seda. Nii et ärge seda tehke. Kui kogemata kukub, no arusaadav, ikka juhtub, aga teeme nii, et ei juhtuks. Ja siis ongi ratta peal joogipudelitus ees maksimaalselt 2, taga samamoodi. Ja siis, kui lähete võistlusrajale, see number tuleb panna teil selja peale. See on hästi oluline. Kui jõuate jooksma, siis panete keert ette, aga rattaraja peal peab olema number teil selja peal. Ja kaamerad, telefonid, kõrvaklapid, keelatud. Ei ole siin midagi, see on Ironman 70.3 ja Ironman see on ikkagi individuaalne, ei ole mingisuguseid abivahendeid ja te peate ise hakkama saama, ma tean, see on keeruline ja vaid oma mõtetega. Olles ise ka korraks Ironmani läbi teinud, olgem ausad, mina laulsin ja proovisin meenutada sõnu tahan lennata. Terve see umbes 180 kilomeetrit ja mul ei tulnud neid meelde ja see ajas mind metsikult marru, aga mul ei olnud ka mitte midagi muud teha. Sest et minagi olin harjunud kogu aeg sõitma nende samade mingi kõrvaklapiga või tegema sporti, mingi muusika saatel. Nii et peate ka teie hakkama saama, ei ole hullu miskit. Aga kui keegi näeb, seal hulgas, kui näiteks on metaglasses, metaprillid, no kui kohtunik saab aru, et teil on mingi asi on seal ees jookseb, siis ta võtab ära. Et niigi lihtne ongi. Selles mõttes see on täielik null tolerants igat pidi. Teil võib olla telefon kaasas, et ärgem saage valesti aru, see telefon võib olla teil kaasas, aga te ei tohi seda kasutada. Et kui midagi tõesti juhtub, olete kuskil ja juhtub õnnetus ja 112 on vaja helistada või mis iganes mure, see on okei, siis on arusaadav. Aga lihtsalt, et hoidkeme need selfid ja kogu muu mudru meie kaaslaste ja tugitiimi jaoks ja küll pärast finišit saate kõike postitada. Nii, rattarada. Me läheme siis sel aastal ilusasti siit lähme Viljandi maantelt välja ja siis tuleb see mõnus 19 kilomeetrit sirget. Jep, see on täieline motivatsioonisirge. Ja ta ongi motivatsioonisirge, eriti veel pühapäeval. Ma usun, et te saate sellega hakkama, aga meil on siis nii, et kogu selle sõidu ajal liiklus on ilmselgelt suletud, täiesti teie päralt. Seal Tallinna ringil on nii, et kuna see on 4-realine, siis kogu autod on vasakul pool 2-realise peal ja meile siis on eraldatud see üks parem pool, nii-öelda 2 rada, aga sellegi poolest peate te hoidma ikkagi paremale poole, mitte üle siis telgjoone. Et me ei räägi sellest raja peenrast, vaid me räägime ikkagi sellest, et te peate hoidma siis ühele paremale poole raja tee äärde. Ehk siis nii pea, kui ikkagi ületate seda telgjoont, siis kohtunikud märkavad seda ja annavad karistuse, mida tuleb siis penalti telgis läbida. Aga sellest me räägime kohe varsti. Nii. On olemas mobiilne tehniline tugi ja meditsiiniabi, ühesõnaga meil on, te olete heades kätes.
nagu näha, siis on see alumine osa seal, on meie motivatsioonisirge, see kollane seal, ja siis on need 2 ringi. Need on juba tuntavad kõigile, kes on varem meil siin osalenud ja üldiselt on rada lihtne. Lähete siit, see on põhimõtteliselt, see on justkui nagu sissetulek ja see on see ring, mida te peate 2 korda läbima. Ja see kollane on siis ka see penaltitelk, mis on oluline selleks, et kus te saaksite oma kus te saaksite oma karistust kanda. On olemas toidupunktid, ühesõnaga kõik on olemas. Tuules sõit, keelatud. Jällegi individuaalne värk, 12 meetrit. Põhimõtteliselt see loogika on see, et mina olen siin, ma näen, et rattur on seal selle ääre juures ja nüüd ma otsustan, et ma tahan mööda minna. Siis sellest hetkest, kui sa hakkadki oled lähemal kui 12 meetrit, on sul 25 sekundit aega, et see möödasõit sooritada. Ja niipea, kui mina jõuan, oletame, et siin on juba siis see rattur, kellest ma möödun. Niipea, kui mina temast möödun, ütleks niimoodi, see reegel siis selle inimese kätes, kellest möödutakse. Ehk siis tema peab võtma tagasi. Tema peab vastutama selle eest, et oleks see 12 meetrit. Ehk niipea, kui sa jõuad sellest ratturist mööda, peab tema võtma selle nagu nii-öelda, et ei ole seda vaata, mida me tahaksime teha. Et ma võtan tuulde, võtan sappa, võtan nagu selle mõttes, seda ei saa. Nii lihtne ongi. Ärge mingisuguseid venitusharjutusi ka tehke seal. Ja kõik sõidame siis paremal pool tee ääres. 12 meetrit, 25 sekundit. Loomulikult, meil on palju kohtunikke, meil on moto peal kohtunikud, kes sõidavad teil mööda, kes samal ajal ka turvavad ja nemad jälgivad seda. Ja nad on piisavalt kogenud juba, et loomulikult 12 või 13 meetrit, et lõpuks on see, et see on nende enda otsus. Ja see ei kuulu vastuvaidlemisele, nii lihtsalt ongi, selle protesti selle eest anda ei saa, kui te tunnete, et ta tegelikult oli 13 meetrit. Ei, see on nende otsus ja sellega tuleb lihtsalt arvestada. Ja kui kohtunik näitab sulle kollast kaarti või siis sinist kaarti, siis sa pead kandma seda karistust. Kas siis 30 sekundit või siis 2 minutit, nagu seal näha. Ja see tuleb täita kohe siis järgnevas penaltitelgis. Ehk meil need üks on ja see on siis vahetult enne tagasipööret uuele ringile minekut. Ja te peate seda kohe tegema. Et ei ole nii, et ma praegu ei tee, ma teen pärast. Ei, see on teie kohustus see karistus kohe ära kanda. 100 meetrit enne siis ringi lõppu, kui oled saanud sinise kaardi või kollase kaardi, siis täpselt järgmises karistustelgis. Ja kui sa ei peatu, sulle see kohtunik, kes määrab, kes näitab sulle kaarti, tema kirjutab selle üles või õigemini tähistab selle ära, et näed, see number sai kollase kaardi. Ja kui teie jõuate nüüd sinna penaltitelki, siis teie peate ütlema, näed, millise karistuse ma sain ja siis sa allkirjastad selle dokumendi. Sest et lõpuks peab see olema nagu nii-öelda mätsima igat pidi. Et see on oluline. Ehk see on jällegi teie vastutus teada, anda, mis kaardid saite, mis karistus teil oli, kui midagi tuli. Ja et selle allkirjastamisega te põhimõtteliselt annate siis teada, et näete, mina pean kandma selle olema siis seal kas 2 minutit või 30 sekundit. Nii, T2. Jõuad siis põhimõtteliselt siia samma, tuled rattalt maha ja võtad oma punase jooksukoti. Ja paned sinna, kui sa oled oma jooksuvarustuse sealt välja võtnud, paned sinna kogu oma rattavarustuse, sealhulgas ka kiivri. Ja paned selle sinna samma kohta, kus sa selle võtsid. See on hästi oluline. Ja kui sa pärast võistlust oled lõpetanud, siis sa saad need mõlemad kotid kätte ja selle sama rattagi saad kätte siis siit samast T2-st kiibi vastu.
see põhimõtteliselt on siis niimoodi, et sa tuled siit sisse ja pärast seda joont sa enam rattaga sõita ei tohi. Sa pead hüppama siit maha põhimõtteliselt. Ja siis sa võtad selle ratta taas kord endal külje peale. Ja lähed ilusasti mööda seda teed sinna üles. Põhimõtteliselt paned selle ratta siis sinna need oma numbri juurde tagasi, kuhu sa selle oma ratta tahad jätta. Et ühesõnaga, kui sul on number mis iganes 500, siis sa paned selle sinna samma, kus on number 500. Ja siis sa lähed ilusasti sinna telkide juurde ja telkide juures sa siis vahetad oma riided ära, oma varustuse paned kõik ilusasti ära ja siis lähedki jooksma. Ja siin on ka, näed, seal on ka siis tiimiala samamoodi. Igas selles vahetusalas on siis see tiimiala, kus siis, kui me räägime T1-st, siis on seal määratud koht, küsite kohtunikelt, kus ma võin seista, kui juhuslikult ootad oma ujujat. Ja siin samamoodi on meil siis ootad oma ratturit, et minna jooksma. Nii, jooksurada, 2 ringi, see sama, mis meil kogu aeg on olnud. On olemas toit, on olemas tualetid, hügieenitarbed, prügiteema, sama asi. Ja võistlusnumber, sa keerad endale ette. Ehk siis, kui rattal oli ta selja peal, siis jooksul on ta ees. Seal on mitu põhjust. Ühelt poolt on see, et kohtunikud märkaksid, meditsiin. Teiselt poolt on see, et seal on nimi. Ja kui te vähegi tahate, et me teid ka ergutaks nimeliselt finišis, siis number peab olema ees, sest siin me näeme kaugelt, et näed, Mari tuleb, Veiko ka, ja siis me võtame teid kaunilt vastu seal finišis. Ja hästi oluline on see viimane lause seal. Saatmine ja väline abi on keelatud. Ehk siis see on hästi lihtne, ikka sõber tuleb võib-olla ja sõidab rattaga kaasa, siis te peate ütlema ei. Jää seisma, ole siin või las ta käib mööda raja mingit punkte, aga ta ei tohi sõita teiega kaasas. Sest see on väline abi, ta hoiab teie tempot või mida iganes tega teeb, see on oluline selleks. Ehk siis see on miskit, mida sportlane alatihti ise kontrollida ei saa, aga te saate öelda, et ma ütlesin ei, aga ta nii väga tahtis, aga te peate ütlema ei ja ma ei tea, jooksma kiiremini eest ära. Et ühesõnaga see on keelatud. Rada läheb meil üles sinna Rocca al Mare juurde, tuleb tagasi siis siia, pöörab seal siis meie Rahvamuuseumi juures. Ja punkte jagub. Ja nii ongi. Finišis tõmmake lukk ilusasti üles, siis te näete natukene esinduslikum välja piltide jaoks. Sest et see finiši elamus nagu päriselt ka nautigem seda. Võtkem, kui te just teate, et teil ei ole mingit personal besti vaja saavutada, siis võtkem seda aega endasse ja nautigem seda viimast 100 meetrit. Sest see on teie hetk, see on teie tähelend, te olete treeninud selleks, te olete valmistunud selleks. Ja kui te selle liiga kiiresti läbite, siis nagu kõige parem osa jääb kuidagi nautimata minu meelest. Finiši ajale miit on 8:30, tulete lõpuni küll, ei ole hullu miskit. Ja hästi oluline on ka see, mida meilt alati küsitakse. Ikka tuleb keegi, kas ma tohin oma väikse võsukesega tütre või pojaga finišisse joosta koos. Ja loomulikult see on väga emotsionaalne hetk kõigi jaoks. Aga las see emotsionaalne hetk jääb vaid selle sportlase jaoks. Sest et igat pidi finišisse tulek kellegiga koos on keelatud. Tiimid, tiimid võivad koos finišeerida. Nemad saavad siis liituda vahetult enne finišisirget. Ja siis tulete ilusasti 3 või 2 üle finišijoone. Aga kui on keegi, kes ei ole läbinud või ei ole olnud rajal, siis temaga te koos finišeerida ei saa. Ja nii lihtsalt ongi, nautigem seda enda hetke, sest saate olla, ükskord te saate olla ka egot, te ei pea mitte kellegi teise peale mõtlema, mõelge vaid enda peale. Tulge üle finišijoone. Ja siis nagu Aire ütles, saunad, toit, õlu, kõik, mis käib ikkagi spordisündmusele kaasa,
massaažki on olemas. Kõik see on see, mis teid siin ootab, see sama streetwear bag, mille te annate ka ära näiteks stardis, vahetult enne starti minekut, seal on üks siuke suur ala. See on niisugune valge kott, panete oma asjad sinna sisse, mis teil ka anti, panete oma asjad sinna sisse ja see on see kott, mille te saate finišis kätte. Kõik oma riided, kogu oma muu mudru, mis te tahate, et teil finišis oleks. Alates kella 5 saate kätte oma varustuse, mille te kõik jätsite siis sinna vahetusalasse, aga kiibi vastu. Kiip on siis oluline, selle vastu te saate siis oma ratta kätte. Ja nii ongi. Võta oma ratas ja naudi. Tiimide info. Nagu ma ütlesin, mõlemas vahetusalas tiimidele on eraldi seisev ala. Küsige vabatahtlike käest, kuhu minna, mida teha. Ajavõtukiip on justkui see teatepulk. See on see üks kiip, mille te annate edasi ja see on see, mis jõuab ka siis lõpuks finišisse. Ujuja peab kalipso seljast ära võtma ja siis ta saab alles anda. Ehk siis sellised on reeglid, et enne te ei saa nagu seda kiipi üle anda. Ja ratturil siis vaata, kuna osaleja, kes iganes ratast puutub, ta peab olema kiiver juba peas. Nagu oli vahetusalas ja igal pool mujal, siis sama on ka loogika meil tiimidel, rattakingad jalas ja kui tuled vahetusalasse tagasi, paned ratta hoidjale ja siis liigud sinna tiimi vahetusalasse. Kogu tiim võib koos finišeerida. Ajavõtt, protestid, selline see info on. Nagu ma ütlesin, tuules sõidu karistusi ja juba kantud karistusi ei ole võimalik protestida. Autasustamine on meil pühapäeval, on siis üliõpilaste meistrivõistlused, on poolpika triatloni Eesti meistrivõistlused ja siis on ka 70.3 MM-i kvalifikatsioonikohtade väljajagamine. Ja siis on ka veel triiklaabide ühesõnaga, kui tunnete, et olete nii kiired, siis see on see oluline info teile, kui tead, et poodiumile niikuinii ei jõua, siis võtkem lihtsalt teadmiseks. Ja selleks, et lunastada MM-i kohta, te peate olema füüsiliselt kohal. Sellepärast, et siin samas laval see MM-i koht, mille age-grupi osalejad saavad, nad ei saa seda, nad saavad vaid võimaluse see osta. Ehk siis, kui sa oled oma vanusegrupis esimene, siis sul on suure tõenäosusega võimalus see osta, aga see tähendab seda, et sa pead tulema juba oma pangakaardiga siia. Meil ootavad siin laua taga, esimene näed 45 kuni mis iganes vanusegrupp, selge, piiks, võid minna MM-ile. Et te peate kohe ära maksma põhimõtteliselt. See on Ironmani reeglid, meie neid ei kirjutanud, nii ta on. Vot. Ja nii ongi. Edukad võistlust teile. Metsikult vinge. Ma usun, et teil läheb kõigil hästi ja me oleme siin selleks, et teid toetada. Nüüd küsimuste aeg. Kas meil on Maret ka kuskil siin? Nii, aga kes tahab küsida, võib-olla ma saan juba vastata. Maret tuleb, väga hästi. Nii, palun aplaus ka meie peakohtunikule, Maret Mett. Just. Nii, ja nüüd anname kohe ka, kellel on küsimust? Kas kellelgi on küsimus? Nii, tuleme kohe. No nii. Kuhu paneb ujuja kalipso? Jah, see mõte on et sa võtad selle ära ja siis kohe annad järgmise asjana selle kiibi siis ratturile. Ehk siis võimalikult kiiresti ilmselgelt, et sul ei olegi vaja kuhugi panna seda kalipsot. Jah, ühesõnaga võtad kaasa kohe. Kus ujuja riietub pärast siis oma vahetuse üleandmist, ma eeldan? Muidu on seal stardialas need riiete vahetamise telgid, et neid saab pärast ka kasutada. Hästi, siis seekord peab lubama. Et samad, kus tegelikult hommikul inimesed vahetavad riideid seal, kus saab ära anda need
kus antakse need streetwear kotid ka ära, need individuaalvõistlejad annavad, et seal on telgid olemas, et siis saate pärast seal ka riided vahetada ja vahetusalas on ka olemas telgid, et vahetusalas on on eraldi meeste ja naiste telgid, et seal võib siis täielikult nii-öelda riidid vahetada, et seal on see paljastus lubatud nii-öelda. Nii, küsimus. Täpsustuseks esimesele küsimusele, et kas see kombe seljast või see nii-öelda selle kalipso seljast ära võtmine, siis see rattur, kes saab teada, võib seal samas kõrval olla või? Ja, et see ongi, tähendab, seal on ala, kus võtab ujuja ära kalipso ja siis ta liigub sinna teatevahetusalasse, kus siis saab anda selle kiibi ratturile ja rattur saab seal juba oodata valmis siis oma rattakingade ja kiivriga, et täielikult valmis. Ühesõnaga, osaleja tuleb, ta jõuab sinna samasse riiete vahetusalasse, kus teisedki oma need kalipsod maha võtavad, võtab seal kalipso ära ja siis ta jookseb alles edasi nii-öelda sellesse kohta, kus rattur teda ootab. Ja ma küsiks ühe küsimuse veel, et siin see T2 alas oli näidatud, et tiimid lähevad otse koos selle proodega, kuhu see tiimi liige siis ratta paneb enne teate üleandmist. Kas seal on ka mingi nendel spetsiaalne koht olemas? Jah, et seal see punane joon oli seal kaardi peal, et see tegelikult tähistabki seda räkkide rida siis nii-öelda, kus on tiimiratturid saavad oma rattad panna. Et seal on numbrid ja oma siis numbri järgi otsite oma selle koha ja panete ratta sinna. Tahtsin üle küsida, et kas see valge kott läheb enne starti siis ära ja jõuab ise siia pärast siis, jah? Te olete individuaalvõistleja vist. Ja, et see mõte ongi, et korjatakse stardis ära, viimasel hetkel, kui te lähete starti, saate selle ära anda ja pärast, kui olete lõpetanud, siis lõpetate seal musta kardina taga ja seal saate oma need kotid kätte ja sellepärast ongi mõte, et pange sinna, ma ei tea, rätik, mingid riided, mis te soovite pärast pesu selga panna. Kas peale ujumist tuleb seda kalipsot täiesti seljast ära võtta? Te olete tiimiujuja? Jah, siis jah, et see reegel on, see lihtsalt tuleneb sellest, et oleks kõik ühtne, et kui meil on vahetusala üles ehitatud nii, et on kindel ala selleks, et see kalipso seljast ära võtta, et siis ei tekiks ka seal kohtunikel ja vabatahtlikel segadust, et kes siis on see tiimiliige, kes ei ole. Et vastus oli, et jah, et tuleb ära võtta täielikult. Küsimus. Kui vesi on 19 ja ujun neopreen sokkidega, et siis reeglite järgi on ajakaristus 30 sekundit kuni minut, et kus see kantakse? Kõik karistused või rikkumised siis pigem, mis on toimunud ujumise ajal, need kantakse ära vahetusalas, ehk siis kui te olete jõudnud vahetusalasse, siis teie koha juures on kohtunik ja siis palub teil see aeg ära seal olla. Ja samamoodi on jooksurajal, et kui on jooksurajal rikkumisi, siis see on nagu on spot või selles suhtes seal samas kohas tuleb siis see karistus ka ära kanda. Minul on küsimus seoses jooksu jalanõudega. Lugesin, et teil on teatud reeglid nendele, aga ma ei ole kindel, kas minu tossud üldse vastavad nendele või mitte. Ma vaatasin seda lehekülge, aga minu mudelit ei olnud seal, ehk siis ma võib-olla võin äkki hiljem teiega vestelda, küsida üle, et ma ei tahaks, et pärast see, et ei olegi tosse. Ja tossud teil kindlasti on seal alles, et keegi need ära ei võta, aga jah, tõesti, et triatlon järgib ka World Athletics reegleid ja see leht on tõesti olemas, et ma üllatunud, et ta ei näidanud, et ta üldjuhul tegelikult peaks näitama kõiki mudeleid seal, et võib-olla ma ei osanud siis lihtsalt otsida õigesti. Selle mõttega see lehekülg ongi loodud, et inimene saaks siis kontrollida, et kas siis tema jalanu on see sobilik jalanu või mitte. Aga muidu, kui niimoodi, muidu saab mõõta ise, et kui see on üle 40 sentimeetri tald, pluss seal on need karbon kihid, et see tohib olla üks kiht, mitte kaks, et kui te teate sellist spetsiifikat, siis... Minul on selline küsimus, et kuna ilm on hästi huvitav ja mina teen tiimi ja ootan seal selle rattaga, siis ma paneks hea meelega endale mingid soojad riided enne selga, et kuidas nende äraandmine on? Et rattur, kuna tiimid saavad 3 kollast kotti, et teil on natuke erinev, et teil on kollased kotid, siis see mõte on, et kui ratturil on mingid riided, mida ta soovib pärast selga panna, siis ta saab seal samas tiimide vahetusalas selle kotti jätta sinna ja siis see kott toimetatakse talle siia Unibeti vahetusalasse. Ehk siis kui te lõpetate siin Unibetis, siis teie kott on siin ootamas teid.
et saate oma riided ära vahetada ja samamoodi tulla siia duši alla ja sauna ja minu pigem küsimus on see, et enne seda, kui ma ootan seda ujujat, on ju, ma ju ei tea, kaua ta ujub, on ju, et siis olla võimalikult kaua soojas. Et neid riideid ma ei saa ju enam visata, et ma annaksin hea meelega ujujad kätte, aga millal ma pean need ära võtma ja kuidas sellega on see küsimus mul? Et ma tegelikult proovin kuidagi selgemini rääkida, et see mõte on jah, et see võimalus on olemas, et teil on antud need kollased kotid selle jaoks, et te saate olla seal tiimide vahetusalas nii kaua nii-öelda neist soojas, kui te soovite ja siis viimasel hetkel või kui te teate, millal see ujuja tuleb, panna ennast valmis ja need soojad riided pannagi siis sellesse kollasesse kotti ja see kollane kott siis toimetatakse teile siia Unibetti ja saate selle pärast ilusti kätte. Aga see oleks nagu hea võib-olla kuidagi välja arvutada, et kaua see ujuja ujub, et siis te teate, et ei tule nagu pool tundi varem kohale. Et võib-olla te saate omavahel kokkuleppele, et umbes mis ajaga see ujuja plaanib ujuda. Mul on selline küsimus, et see tiimirattur saab siis ainult 9:15-ni ka ratast üle vaadata või? Jah, et see vahetusala, hommikune vahetusala on avatud jah, kõikidele selles vahemikus, et samamoodi siis, kui ta tahab, aga suure tõenäosusega on võimalus teil ka niimoodi teha, et ei pea seda uuesti üle vaatama, kui see on teie jaoks ebasobilik kellaaeg, et te saate selle eelmine päev ära tuua, valmis sättida ja siis ta ongi teil valmis hommikuks. Tere, mul oleks täpsustav küsimus eelmisele küsimusele, et kui see ujuja annab üle ratturile ja see rattur võtab oma need soojad riided ära, paneb kollasesse kotti. Kas see kollase kotti võib ka see ujuja sealt ära viia, et teie ei pea seda ära toimetama? Jaa, et on erinevaid võimalusi, et lihtsalt korraldustiim pakub sellist võimalust, et ei pea ise selle peale rohkem mõtlema, et teil on siin see kott olemas. Ja samamoodi on okei kui ratturi ja jooksja vahel? Jah, et iseenesest need kollased kotid ei ole kohustuslikud, et see on üks võimalus, aga neid ei peagi üldse kasutama, et võib ka niisama sõbra kätte oma riided anda, et see on lihtsalt üks võimalus, mis lihtsalt on antud. Olen tiimiujuja ja tahaksin täpsustada, et kui ma tulen veest välja, võtan kalipso seljast, kas ma jooksen koos selle kalipsoga ratturi juurde või ma jätan selle sinna maha kuskile vedelema? Koos kalipsoga ja koos oma varustusega. Okay. Aitäh! Ja mitte ainult kalipso, vaid kui teil on ka ujumismüts ja prillid, et siis need ka kõik enda kätte. Et kui viimasel minutil otsustan, et ma ei kasuta kalipsot, kuhu ma selle jätan? Kui tavaliselt jätame pakihoidu, kuhu panna siis see? Et ujujatel on ka võimalus tegelikult kott ära anda, et seal samas, kus on individuaalvõistlejad, see valge streetweari kaupik, seal juures on ka siis ujujate nii-öelda kottide kogunemise koht, ehk siis ujujal on samamoodi võimalus sinna oma kott ära anda, et see on nagu, toimib natuke nagu pakihoiusüsteem, nagu te ütlesite, et samamoodi, kui te otsustate, et te mingit asja ei soovi kasutada, siis panete selle sinna oma selle kollase kotiga lihtsalt ära ja pärast saate kätte. Kas selle kiirtee lõigu peal, kus üks suund on kinni pandud, isegi mööda sõiduks ei tohi teise ritta minna? Ei ole lubatud jah, et see on piisavalt lai, et seda möödasõitu saab seal kindlasti sooritada ja seal on põhjus ka, et see teine pool on meditsiini jaoks ja motode jaoks kasutuses, et puhtalt lihtsalt teie ohutuse jaoks on selline reegel, et see on igal pool nii, et tee telgjoont ei ole lubatud ületada. Mul on selline küsimus, et kui tiimi ujujad alustavad 10:41, kas enne seda võimaldatakse ka kalipsot märjaks teha ja soojaks ujuda? Jah, et meil kahjuks ei saa soojendusujumist seal lubada või see ei ole kahjuks võimalik, kuna see piirkond on suhteliselt kitsas või väike, aga nagu täpselt samamoodi nagu individuaalvõistlejatel on võimalus vett kalipso vahele lasta, on samamoodi ka tiimide ujujatel, et seal samas, kus on need valged riiete vahetamistelgid, see on olemas, siis ma ise pole täpselt näinud, aga selline nagu tuletõrjujad tulevad meile appi igal juhul, et nagu dušiga või saad endale kalipso vahele vett lasta. Et selline võimalus on olemas. Küsimus, kas ujumise ajal kalipso all säärised on lubatud? Jah, et see reegel ütleb, et kui te soovite panna pika varukaga midagi sinna alla või säärised, siis need on jah, kalipsoga alati lubatud. Kas ma saan õigesti aru, et
nendes joogipunktides antakse pudeliga, ma ei tea, kas vett või mingit energiajooki ja seda saab paigutada siis ratta külge. Jah, et sellel aastal meil on kõikides nendes joogipunktides on siis pakume spordijooki, Enerviti spordijooki ja vett ja need mõlemad on nii-öelda siis rattapudelis, mis on selline 750 milliliitrine pudel, et see peaks ilusti sobima kõikidesse nendesse rattapudeli hoidjatesse. Küsimus, kas tiimirattur saab ratta kohe kätte pärast teate üleandmist mõne aja pärast või peab ka kella 5 ootama õhtul? 5 vist. Ei, varasemalt on saanud, igaks juhuks küsin üle. Et võimaldatakse küll jah, et ei pea seda pikka aega nii-öelda ootama, millal see check-out alles lahti tehakse. Tere, mul on selline küsimus, et siin olen. Et nagu see ujumisreeglid, et kui keegi ujub teisele külge, seal mingid rikkumised või karistused on kuskil ka kirjas või lugeda või? Jaa, et nagu nii ratta kui jooksu kui ujumisrajal on omad reeglid kindlasti ja meil seda järgivad ka vee peal olevad vetelpäästjad ja personal, kes on vee peal. Et kindlasti on see seal, ei ole kõige lihtsam ülesanne ja on raskendatud, aga selle mõttega on teile ka see start tehtud sellisena, et on 12 sekundi tagant 6 inimest, et seda pakuti teile sellist võimalikku turvalist ujumist. Et kuna on pikem start ja pikem vahe, et siis on ka vähem inimesi korraga seal rajal. Ehk siis see võiks juba olla nagu turvalisem. Veel üks küsimus, et 10:40 hakkavad need tiimiujujad, eks ju, mis kell peab seal varem olema? Te mõtlete stardialas? Jah. No nii palju, et teil endal mugav oleks, et te jõuate sinna ikkagi õigeks ajaks starti. Sest see toimub nagu jooksev start. Et seda me nagu ei limiteeri, et millal te täpselt seal kohal peate olema, peaasi, et te õigel ajal starti jõuate. Tere, et 2 küsimust, et üks oli, et kas Kalipso alla võib panna see numbri ka või jäi mul see... Ja, et Kalipso alla ei tohi panna numbrit, et seal on hästi loogiline põhjendus, et see võib lihtsalt katkime minna või koledaks nii-öelda minna, et seda ei tohi jah, et Kalipso alla ei tohi panna ujumise ajal numbrit. Selge, siis karistus rattasõidu ajal, kas seda peab tegema peale esimest ringi ka, kui sa oled esimesel ringil seal nagu karistusalal, siin nagu Unibeti juures, või see tehakse vasti peale teist ringi? Teil on rattas 1 ring, ehk siis, sa mõtled, jaa, teil on nii-öelda nagu 1 ring, aga te läbite seda karistused telgi kohta küll jah 2 korda, aga see reegel on, et esimesel võimalusel, ehk siis kui te olete juba selle raja esimeses osas saanud selle karistuse, siis tuleb jah kohe minna sinna esimesel võimalusel. Tere, küsimus selle kohta, et kas ma saan T1 viia enda rattapudelid hommikul või ma pean juba homme panema enda rattapudeleid koos nende vedelikega juba ratta külge? Mõlemad võimalused on olemas, et võib viia nii check-in'i ajal kui ka hommikul, et kuna teil on ligipääs hommikul rattale ja ka rattaasjadele, siis te võite lisada asju ratta peale, te võite lisada asju sinna sinisesse rattakotti samamoodi, et see on teie enda valik, et kuidas te soovite. Tere, kui tiimiujuja tuleb veest välja, kas ta võib hakata kohe Kalipsot ära võtma, vähemalt ülemist osa, või ainult seal vahetusalas? Ja, et see reegel on, et Kalipso võib võtta maha kuni puusadeni, ehk siis kuni puusadeni ja siis ülejäänud on siis selles ette nähtud kohas. Ja isegi lihtsam on seda seljast ära saada, kui seda hakata juba seljast võtma siis, kui seal on veel vesi vahel nii-öelda. Aga ikkagi ainult kuni puusadeni. Aitäh! Vist on kõik? Vahivärki. No aga edukat võistlust teile!